Aprillikuu täiskuu, mul on käes siis kuu oraakli kaardipakk, vaatame, mis on siis aprillikuu täiskuu meile toomas. Sedapuhku on täiskuu siis kaalude elemendis. Kaalud on väga sõbralikud, väga ilusad, et sellised keha ja iluteemad ja samuti sõpruse parandamised ja uued sõbrad, et need on tõenäoliselt ka nagu siuksed märksõnad teemad meil hetkel selle täiskuu siis vältel, aga vaatame, mida kaardid ka meile rääkida tahavad. Meil on Gaia ehk siis maa jumalanna, viljakuse jumalanna, planeet maa, emake maa. See kaart, naised, ennustab ka tihti rasedust, lapse saamist. See on esimene teema. Teine teema on kindlasti tervise paranemine, tervise teema, toitumine, liikumine korda, trenni tegemine, enda välimuse muutmine, et need saavad siis selle täiskuu nagu märksõnadeks. Võib-olla sa leiad lihtsalt rohkem ka sellist vitaalsust ja elujõudu, et sa ise ka tahad nagu liikuda rohkem või et kui sa oled tundnud ennast kurnatuna ja väsinuna või kuidagi hästi palju murelikuna näiteks on ju, siis see Gaia on ju maa energia, ta aitab meil jällegi juured alla saada ja kahe jalaga maa peale tulla ja terveneda ja meie keha tunneb ennast ka palju paremini, tänu millele me saame ka rohkem nagu kuidagi elujõudu ja rõõmu ja saavutada rohkem ja jõuame nagu rohkem, et tervis paraneb. Ilu välimuse teemad on siin, viljakus ka nagu selles mõttes, et ideed, kui me tahame luua midagi, on see muusika, on see kunstid, on see, et sa tahad kirjutada näiteks raamatut või blogi või luuletusi, et need viljakuse sümbolid ja viljakuse jumalannad on ka alati nagu loominguga seotud ja muidugi kõige mesimagusam asi, millega need viljakuse kaardid alati esinevad, on raha, töö, karjäär ja raha, et siit on tulemas mingisugune priske pakkumine osadele teist on see ka sinu enda looming, sinu enda idee, et see tuleb sinu enda seest, et sina oled see viljakuse jumalanna, kes kõik nagu liikuma paneb. Ja kui sa oled hiljuti alustanud midagi või sul on mingi projekt, mis justkui sul on tunne, et sa tahaks, et ta saaks rohkem jalgu alla või et sa areneks nagu paremini või juba kuskilt tooks raha sisse, siis selle kaardil kasvab siin üks selline taim aina vaikselt ja rahulikult, aga tegelikult ta kasvab ja tegelikult ta areneb, et sa ise arened, su rahaasjad arenevad, su ideed arenevad ja nagu kuidagi need seemned, mis sa oled mulda pannud, praegu on ka hea aeg neid seemned tegelikult mulda panna, et eriti mis on seotud sinu tööga, karjääriga, rahaga ja loominguga, võib-olla keha ja ka tervis ja välimus, et need on need põhiteemad, et rohkem nagu uusi samme astuda või alustada või seemneid mulda panna, uusi projekte avada ja tõesti kasta neid, kui taim on ju kasvab, siis me kastame seda, me anname talle päikest, me anname talle rahu, me laseme tal kasvada ja areneda omas tempos ja niimoodi me peaks laskma selle projektil areneda, hoolitsedes tema eest ja ka iseendal areneda, hoolitsedes pehmelt ja armastavalt siis iseenda eest.